Lõpparuande esitamine on kohustuslik kõikidele toetuse saajatele, kellel on sihtasutusega Archimedes sõlmitud toetuse kasutamise leping. Lõpparuannet ja sellele lisatavaid kohustuslikke tõendusdokumente saab esitada ainult läbi Mobility Tool Plus veebikeskkonna. Juhul, kui lisatavate tõendusdokumentide maht on liiga suur, võib osa neist saata oma projekti kontaktisikule e-posti teel. Tõendusdokumentide all mõtleme siis tõendusdokumentide loetelus ja lepingus toodud tunnistusi, osalejate nimekirju, päevakavasid, tööaja tabeleid ja selliseid dokumente, mis siis tõestavad eelarveridadel raporteeritud ühikute olemasolu või toimumist. Projektis valminud tulemused ja materjalid, õppematerjalid, õppekavade ülevaated, kui teil on vastavalt taotlusele neid loodud, siis need tuleb laadida projekti tulemuste andmebaasi ja mitte Mobility Tooli. Veendu, et enne lõpparuande vormi täitmist oled Mobility Tooli sisestanud info projekti kõikide eelarveridade kohta perioodiga siis projekti algusest kuni projekti perioodi lõpuni. Üldhariduse valdkonna koolidevaheliste projektide puhul siis tuleb kajastada ainult oma kooli eelarve kasutamist ja suured projektid kajastavad eelarve osas kogu projekti eelarvet. Projekti lõpparuande vormi saate ise luua Reports vahelehelt. Loodud aruannet saate salvestada ja korduvalt täita. Aga soovitav on hoida ka igaks juhuks varukoopiat oma arvutis. Lisaks on ettepanek, et kui te olete täitmas lõpparuannet ja te soovite vahepeal tegeleda oma arvutis mõne muu veebikeskkonnaga, siis salvestage ja sulgege Mobility Tool, sest kui keskkond jääb liiga kauaks lahti, siis võib juhtuda, et näiteks pool tundi hiljem alustatud info sisestamine ei õnnestu, sest ta lihtsalt ei salvestu sinna keskkonda. Aruande esitamise tähtaeg on 60 päeva jooksul pärast projekti perioodi lõppemist. Suurte projektide puhul esitab aruande ainult koordineeriv asutus ja üldhariduse valdkonna koolidevaheliste projektide puhul esitavad aruande Mobility Tooli kaudu nii koordineeriv kool kui ka kõik partnerid eraldi. Siinkohal on meil palve koolidevaheliste projektide elluviijatele, et olge head ja proovige korraldada nii, et koordineeriv kool ja kõik partnerid esitavad lõpparuande Mobility Tooli keskkonna kaudu enam-vähem samal perioodil, näiteks ühe ja sama nädala jooksul. Et kogu projekti kvaliteeti hinnatakse koordineeriva asutuse esitatud lõpparuande ja projekti tulemuste andmebaasi laetud materjalide põhjal. Kuna partneritel puudub ligipääs projekti tulemuste andmebaasile, ehk siis partnerid ise ei saa sinna materjale üles laadida, siis tuleb partneritel omalt poolt saada kogu projekti tulemustena lubatud materjal koordinaatorile, kes siis need tulemused projekti tulemuste andmebaasi üles laeb. Riiklikel agentuuridel on aruande läbivaatamiseks ja jääkmakse tegemiseks aega 60 päeva, mis pikeneb juhul, kui on vaja küsida lisainfot. Kindlasti tuleb aruandes värskendada projekti kokkuvõtte osa ehk Project Summary. Info peab olema projekti kohta esitatud selliselt, et see kajastaks toimunud projekti tegevusi ja tulemusi ning ei oleks tuleviku vormis koopia taotluses toodud informatsioonist. Antud kokkuvõte on pärast lõpparuande heakskiitmist nähtav projekti tulemuste andmebaasis
ja tutvustab teie projektis tegelikult toimunud tegevusi ja projekti sisu. Lõpparuande koostamiseks täidab projekti koordinaator ehk siis juhtpartner projekti sisu kohta põhjalikuma ning üldhariduse valdkonna koolidevaheliste projektide partnerid täidavad lühema vormi. Projekti üldist kvaliteeti hinnatakse koordineeriva asutuse poolt esitatud lõpparuande sisulise osa põhjal. See peaks siis käsitlema kogu projekti tervikuna. Igal partneril on ikkagi kohustus panustada koordinaatori poolt esitatava lõpparuande koostamisse. Üldhariduse valdkonna koolidevahelises projektis osalev partnerkool siis peab eraldi täitma oma kooli kohta eelarve osa Mobility Toolis ja esitama lühiaruande vormi koos lisadega. Aruande vormides toodud küsimustele soovitame vastata võimalikult põhjalikult ja avada projektis toimunud tegevusi võimalikult laialt. Juhul, kui kogu vajalik info on sisestatud ja kohustuslikud väljad on täidetud, saate alustada aruande esitamise protsessi. Siit vahelehelt on siis võimalik aruande juurde lisada kõik kohustuslikud dokumendid. Esiteks tuleb lisada asutuse seadusjärgse esindaja poolt allkirjastatud kinnitus. Digiallkirjastatud dokumenti ei ole võimalik lisada, mis tähendab, et toetuse saaja kinnitus tuleb tegelikult alla laadida, printida, paluda seadusjärgsel esindajal omakäeliselt allkirjastada, skaneerida ja siis lisada siia lisade osasse. Lõpparuande juurde tuleb lisada ka kõik kohustuslikud tõendusdokumendid, mille lisamise vajadust saate üle kontrollida toetuse kasutamise lepingust või meie kodulehel toodud kohustuslike dokumentide loetelust. Dokumentide üleslaadimise maht on piiratud, et see on 10 megabaiti. Ja kui tõendusdokumentide maht on suurem, siis võib osa neist saata juurde meile e-posti aadressiga. Aga kindlasti veenduge, et enne aruande esitamist olete vähemalt selle toetuse saaja seadusjärgse esindaja kinnituse aruande juurde lisanud. Dokumendid palume pealkirjastada arusaadavalt ja tunnistused võib näiteks skaneerida ka üheks dokumendiks.